siis ühtlasi ka ausamba taastamisse oma osa anda ja kui kõik hästi läheb ja puudu olev summa, mida hetkel siis on orienteeruvalt paarikümne 000 euro, riiki loodetakse siis 16. augustiks ka kokku saada ja kui kõik hästi läheb, siis festivali raames 16. augustil siin Valgas taas selle vabadusse ja ausamba taasavamine toimub, nii et kõikide Valga mängule, mis sellel hooajal veel koos toimuvad, on siin ringi käimas ka korjanduskastid. Sinna võib ka julgelt siis poetada annetuse näol raha ja hooaja lõpus siis kogu kogutud annetus täpselt samamoodi seda õilsat eesmärki lõpeb tapma, nii et olge ka selles vallas kindlasti aktiivsed ja täna võite siin lehvitada ka, sest täna näitab ka otse ülekandena TV6 ekraanil ja samuti ka teemis, nii et kodustele kindlasti televisi saate ja kaamerad enam mängu siis ka kogu Eesti korvpallisõpradele siin edastavad. Algamas Keenilis korvpalliliiga kohtumine ja täna vastamisi külalismeeskond Pärnu korvpalliklubi versus Valga, Ants ja Moorits. Ja külalismeeskond Pärnu korvpalliklubi täna koosseisus. Number 6 Rako Kraak, number 7 Kevin Lihanen, number 9 Taavi Himansel, number 12 Augustas Mitšukevitšus, number 13 Kosovas Magulonis, number 21 Ivo Suvila, number 25 Kristjan Ivalat, number 33 Kristjan Hitsin ja number 40 Vahet Raada. Võistkond pealinnaga Ait Väike, võistkond pealinnaga Ait Kävi. Ja võõmeeskond Valga, Ants ja Moorits on täna koosseisus. Number 4 Brendon Vaidra,
Number 5, Reino Vanes. Number 8, Volver Kaljumäe. Number 9, Edvaras Tsuda. Number 10, Sasa Djordjevic. Number 13, Maitis Krats. Number 14, Kalevi Leo. Number 15, Veiko Ranula. Ja number 21, Jonas Järvelaine. Võistkonna peatreener Sandis Kuskevitš. Ennast mängu juhivad Rain Pennandi, Oliver Jakobson ja Indrek Telenet, mängukomissar Kanar. Tere, head spordisõbrad! Vabariigi aastapäeva eelõhtul on meil suur au ja hea meel kutsuda teid kaasa elama TV6 ja Delfi TV vahendusel G4S korvpalli meistriliiga kohtumist Valga Max ja Mooritsa ning korvpalliklubi Pärnu vahel. Mäng on ülimalt tähtis nende meeskondade jaoks, kes siis jahivad Eesti meistriliigas, ütleks 5. kuni 7. kohta, et siia sellesse kolmikusse paneks hetkel ka veel Rapla meeskonna. Ei ole võimatu ka 4. koht, aga TTÜ on siiski väikese vahega nendest meeskondadest hetkel vähemalt ees. Ja Valga Max ja Moorits on siis 6. kohal, 10 võitu, 15 kaotust Eesti meistriliiga tabelis. Korvpalliklubi Pärnu kohe Valga järel 7. kohal ja Pärnul on mänge vähem peetud ning tabelis 7 võitu ja 14 kaotust. Oleme tänast mängu kommenteerimas koos Timo Ojaga, kes siis jätkuvalt ei saa Valga meeskonda aidata, aga Valgal on abijõudu juures. Kui me viimati siin käisime koha peal näitamas Valga Max ja Mooritsa ning PC Kalev Cramo kohtumist, siis sellega võrreldes on üks välismaalane lahkunud ja teine mees asemele tulnud ning asemele on siis tulnud serblane Sasa Djordjevic, kes ühe mängu on Valga eest juba ka pidanud ja seda 19. veebruaril, kui Valga võitis kodus 66-59 Rakvere Tarva. Timo, ole hea, seleta nüüd paari sõnaga, mis mees Djordjevic on? No siuke emotsionaalne serblane, et eelmine mäng, tema mõned hullud kolmesed hoidsidki mängus ja ei lasknudki Rakvere järgi. Tundus, et vahepeal, et Rakvere võtab nagu, haarab selle juhtrolli jälle, aga ta tegi mõned pallikaotused ka seal lollid, aga seal lõpupoolegi tähtsad kolmesed panid ära kohe ja mis hoidis seda vahet Rakverega ja ei lasknudki ära suruda. Viimane mäng, eelmine mäng oli jah, Rossi hull vise, mis rikkus meie selle võiduveo ära siin. Aga nüüd saite Tarva käest siis võidu kätte, 2 nappi kaotust olete eelnevalt Tarvalt saanud, nüüd siis üldine mängude seis 1-2 vaadates Valga poolelt, aga Pärnuga olete sel hooajal mänginud 2 korral seni ja esimene mäng toimus siis kohe meistrivõistluste esimesel päeval, 10. oktoobril. Pärnus kaotasite lisaajal 81-84, Kristjan Evart tõi seal 18 punkti ja tabas ka väga valusa 3 punkti viske ning 28. detsembril oli siis mäng siin Valgas, võitsite 73-63, Krahvsilt 13 punkti, 10 lauapalli, aga nii nagu sa juba mainisid, et tookord Pärnul ei olnud nende ühte põhijõudu Rain Raadikut. Täpselt nii, et kohe algusest peale oli näha, et ei ole nagu selleks mänguks valmis üldse. Esimene veeranda põhimõtteliselt võitsime seal 10-ga, teine veeranda sattusime jälle mutte ja lasi kohe nagu teisel veerandajal selle juhtrolli haarata, aga 3-4 oli juba meie. Nii, tahaks veel lisada? Raadikust oli kindlasti. Täna on Raadik olemas ja Pärnu on siis täis koosseisus, kui Valgal oled sina puudu, siis Pärnul on kõik mehed rivis ja Pärnu viisid on ka väljakul Rain Raadik, Kristjan Kitsing, siis on väljakul veel ka Riho Suia, leedulastest Osvaldas Matuljonis ning ka teine leedulane, tahtsin öelda, et Rannan Raap on väljakul, aga ei, ka Augustas Petšukevitšus on väljakul, nii et 2 leedulast ja 3 Eesti meest on siis Pärnu poolel väljakul ja Valgal on ka 3 Eesti meest ja 2 lätlast. Suiaga nad ei ole vist annustanud. Jah, vähe üllatav, aga Valga algviisiks siis Heiko Rannula palliga
Veljo Vares otsib, kas saab Krapsile anda, Raitis Kraps kohe läheb ka viskele Rain Raadiku vastu, aga ei taba. Edgar Tšunda on veel väljakul ning 5. mehena on väljakul Robert Peterson. Ja täna on siis ka väga tähtis kohtumine Balti liigas, selgub Rakvere Tarva vastane ja see mäng Leedus Brienai ning BC Kalev Cramo vahel algab ka just nüüd. Ja üritame siis sellel mängul ka jooksvalt silma peal hoida, kui praegu Matuljonis saab proovida 3 punkti joone tagant ning mänguskoor on avatud. Ja. Päris ilus rünnak praegu Pärnu poole pealt, tekitati teravust, leiti kaugemal vaba mees ja sai segamatult visata. Ei vale mees ei vabaks jälle, et Sunda oleks peanud seal suia vabaks. Pall jääb Valgale, ütleme ära ka tänase kohtumise vilemehed Rain Peerandi, Oliver Jakobson ja Indrek Element ning komissarina lauas Alar Kõiv ja meeldivalt palju rahvast on tulnud siia Valga spordihoonesse. Et piisab, kui meeskond hästi mängib, aga hetkel vähemalt esimese minuti kohta küll öelda ei saa, et Valgal siin asjad sujuks, sest Tšunda praegu proovis ja pani ässa. Kergelt puutus ka, aga praegu jah, vaja seda korvi saada. Matuljonis Suiale pall tagasi ja Suia on siis võtnud sisse mängujuhi koha, läheb korvi alla, ei puuduta pall rõngasti ja 24 sekundit täis. Ei jälginud siis Rain Raadik hetkel seda mänguolukorda päris lõpuni, et võinuks veel viskele pääseda korvi alt, aga seda ei teinud ning 24 sekundit ja pall läheb üle Valga meeskonnale. See mäng jälle tähtis, et leedvarsed suudame ohjeldada neid, et nende põhiskoorijad on ja see mängujuht on tegelikult füüsiliselt ikka väga hea. Ja mõlemad mehed, kui siin on arutlusel ka, et Eesti tahab saata universiaadile oma korvpallimeeskonna, siis jällegi Petšukevitšus ja Matuljonis on Leedu universiaadikoondise kandidaadid, aga samal ajal ei saa Valga praegu rünnakut käima. Ja tuleb esimene vahetus kohe, nii et Valga meeskonna peatreener Sandis Puskevitš teeb vahetuse, Joonas Järvelainen sisse, Veljo Vares pingile. Ja Pärnu meeskonda juhendab peatreenerina Priit Venev. Suia näpud püsti, näitab mingit kombinatsiooni, kus viskele läks siis lõppkokkuvõttes Petšukevitšus, aga see kaugvise ei tabanud. Tšunda tuleb üle kiirelt palliga, Järvelainen, Peterson ja Krapf on tulnud ka nüüd korvist päris kaugele. Viga läheb Petšukevitšusele. Ja Heiko Rannula vastu tegi ta siis vea. Rannula valiti jaanuarikuu liiga parimaks mängijaks. Jah, kindlasti annab see enesekindlust juurde, et tulles oma pikast vigastuskausist tagasi. 2 kuud oli ka väljas oma väega. Ja Peterson. Kindlasti tõestada on palju. Ja, Tšunda. Ja lätlased nüüd oma vahel ja väga ilus läbiminek Tšundalt ning lõpuks ometi on siis mänguskoor avatud ka Valga poolelt vaadates ja selleks kulus peaaegu 2,5 minutit. Matuljonis ja vastab samaga. Ja paneb siis palli vasaku käe peale lõpuks ning saadab läbi korvirõnga. Kraps. Rannula ja tuleb väga hästi tuleb Kraps sinna katet pakkuma 3 punkti joone juurde ja nüüd võtab veaga omakorda Suia maha, Petšukevitšuse maha Rannula, jah. Uus mees tuleb ka. Jah, ja nüüd siis head televaatajad, head Delfi TV jälgijad. Esimest korda on võimalik otse-eetris meil näha mängimas sellise kuulsa nimega mängumeest nagu Sasa Djordjevitš. Matuljonis sai proovida mööda, aga Rain Raadik on võõras lauas peremees. Enne mängutreener rääkis ka ikka, et Raadik välja lauas kohe puksida, et laud kindlasti ära blokkida, aga praegu on juba lastud tal 2 ründelauda. Jah, Rain Raadiku suur miinus on olnud muidugi vabavisked, et sa ju võid seal väga aktiivne olla, võid need lauapallid kätte saada, sulle tehakse viga, aga praegu on hetkeseis selline, et vastane teebki lihtsalt vea ja ta teab, et see punkte ei tule. Ja palun, 2-0, aga Kristjan Kitsing on nüüd ise lauas ja jätab ka võimaluse kasutamata. Et vabavisked on väga oluline komponent ikkagi iga korvpalluri mängus.
NBA-s samamoodi Dwight Howard vastu tehakse nimelt vigu vahepeal. Ja neid mehi on ju seal varem olnud, kas või võtame Shaq O'Neal ja nii edasi. Järvelainen nüüd palliga. Ja Kitsing tema vastu, tuleb minna viskele, 2 sekundit rünnaku aega jäänud. Ja päris raske tagasi hüppelt viske tabab Joonas Järvelainen. Väga tähtis tema just ka, et esimene ise läks, et enesekindlust noorena mehele. 4 minutit on peaaegu mängu alguses kulunud, kui nüüd peab käe tõstma Peterson. Ja Petšukevitšus läks viskele, mis tähendab 2 vaba viset. Mõnel mängul ka treeneri käest saab ikka Joonas vahepeal ikka sükest peapesu kogu aeg, kuigi nagu jah, võtab ainult raha nimelt ei tee. Ta lihtsalt ongi enesekindlust puudu ja Petšukevitšus, mees, kes siis on ka valitud Eesti meistriliigas sel hooajal korra kuu mängijaks. Oli vist detsembrikuu, kui Pärnu meeskonna mängujuht selle tiitli pälvis. Tabab nüüd 2-1 ja Pärnu on siis 2 punktiga peal, 6-4, aga mäng on alanud ka Brienai ja Kalev Cramo meeskondade vahel ning hetkel siis Kalev Cramo on juhtimas 4-2. Ja 2+1. 2+1 võimalus Djordjevitšil, jah. Ja seda lugu on siin juba ajakirjandusest räägitud, kuidas Djordjevitš ja Puskevitš varasemalt üksteist teadsid. Iraanis Puskevitš mängis, sai vigastada ja just tema asemele toodi sinna siis serblane sama koha peale mängima ja kuna Puskevitš jäi ka meeskonna juurde vigastust ravima, oli siis just ka abitreeneri rollis, siis nad said ka üksteist tundma ja kui nüüd tekkis välismaalase vajadus, siis kui sa ikkagi tead mõnda mees sellest nimekirjast, kes sulle ette antakse, siis loomulikult sa ikkagi võtad selle mehe, keda sa juba oled näinud ja mingit aimdust omad, et kuidas ta tegutseda võib, aga Djordjevitši vabavise viis siis ka esimest korda tänases kohtumises Valga ette. Jah, seda on vaja, et loodame, et läheb mäng samamoodi edasi. Ja Rain Raadik jällegi vabaviske joonel. Väga hea. Ja 3-0. Et jah, selle mängu elemendi kallal peab Rain Raadik ikka kõvasti vaeva nägema veel, et ja kui otse ei saa, siis proovitakse lauapõrkida. Nagu Janardalts viskas. Jah, kunagi. Hetkel proovib juba otse visata. Aga mänguseis võrdne, 7-7 ja loodetavasti vähemalt mina loodan, et seda kõva andmist ja võrdset mängu jagub lõpuni välja, aga Djordjevitš praegu väga osavalt jällegi läks sinna korvi alla. Natukene jäi puudu, et pall oleks ka läbi korvi rõnga kukkunud. Petšukevitšus rahustab nüüd. Kiirest rünnakust asja ei saanud. Nüüd võetakse positsiooniline mäng üles ja Rannar Raap on vahepeal mängu tulnud Suia asemele ja Petšukevitšus läheb sinna korvi alla, aga puterdab palli ja oli lähedal ka veel vea tegemisele, aga kohtunik Vile esialgu vaikis. Djordjevitš ja jällegi üritab teravust teha, mitte kaugelt kohe peale viskele minna. Peterson. 10 sekundit. Ja seal saab hästi käe vahele praegu Petšukevitšus. Raap tuleb ja ka võtab mängu korraks tempo maha. Ja läks väga raskele viskele. Nii et nüüd on need viimased rünnakud natukene sumbuurselt mõlemal meeskonnal läinud. Et väga loogilise lahenduseni pole jõutud, on just kui vägisi tahetud sinna korvi alla minna. Tšunda keskpositsioonilt ja sopsab. Tundub, et Valga meestel on viskekindlus küll praegu käes. Ja pasunad on siin puhuma pandud, trummid põrisevad ja pealtvaatajad üritavad siis ka nii palju juurde anda kui vähegi võimalik ja Pärnul rünnak seisab. 5 sekundit on jäänud aega veel viskele minna ja nüüd Djordjevitš kergelt kukkus. Abi ei olnud ka, et see ei saa riskida niimoodi. Aga Raabi vastu on jah, üritame kattast alt minna, et eriti ei viska. Djordjevitš ja serblasest jõuame tänase ülekande käigus kindlasti põgusamalt veel rääkida, mida ta seni kord on saatnud. Kui tark sööt praegu Järvelainenile ja Järvelainen läks valelt poolelt seda palli nüüd korvi niimoodi kergelt suunama sealt lauapõrkega ja samal ajal Petšukevitšus kiirelt oma korvi alt teise korvi alla ja toob 2 punkti juurde, nii et külalised peal, 11-9. Eurostepiga tegi ära.
aga tõesti suurepärane sööt oli sealt Djordjevitšilt Järvelainenile, aga see jäi kasutamata. Peterson. Väge. Ja kolmene. 12-11. Nii et kord üks meeskond peal, siis teine meeskond peal ja eduseis on praegu vaheldunud käest kätte. 3 minutit jääb esimese veerandaja lõpuni. Matuljonis korvi all ja on pikkusest pisut üle, kui Tšunda seisab tema vastas ja leedulane kasutab ka pikkuse ülekaalu ära. Suurt eriti ei ole. Peterson võib ka mängida mõlemad siin 1, 2, 3 positsiooni, ta on füüsiliselt väga tugev. Ja nüüd väga hea kombinatsioon Valgalt, et seal tekkis vahetus Pärnu meeskonnal ja Raap jäi Krafsi vastu. Vahetati õigesti ära. Ja mõlemad meeskonnad siis teevad vahetusi. Veljo Vares annab puhkust Ratis Krafsile, kui peaks teine vabavisega tabama ja Pärnul oli 2 vahetust, Petšukevitsus pingile, Kitsing pingile. 2 viskajat juures. Ja Hämarsalu ning... Ei tohi lasta kindlalt. Evart. Jah, Evart tulid mängu, jah. Ja mõlemad mehed tulid siis esmakordselt mängu tänases kohtumises, et ei olegi varem platsil käinud. Ja viskab teise mööda Krafs. Kuidas on korvialusega lood pärast seda, kui teil ameeriklane Grimm minema läks? Suuremalt veolt mängis ikka, see Raitis mängis 30 minutit mängus, et treener ikka helistas teda kogu aeg ja usaldas. Eks jah, nüüd ongi see, et kui peaks midagi Raitisega juhtuma ja vigadega väljas, siis on läheb raskeks. Aga Veljo ka füüsiliselt väga tugev, et täidab seal all kindlasti ära, Eesti liigas ei ole probleemi. Ja Djordjevitš proovib kaugelt, kui lähedal olid 3 punkti praegu, aga pall põrkas korvirõngast välja ja tegelikult on ju 28. veebruarini veel mõni päev aega. Et ma ei tea, kuidas siin Valga rahakott vastu peab, et äkki toote ühe pika välismaalase veel juurde. Järvelainen proovis. Seda ei oska öelda, jah. Aga teine järjestikune 3 punkti vise nüüd Valgal ühel rünnakul mööda ja Raadiku vastu viga, aga tuletan meelde, et iga Raadiku vastu tehtud viga on õige viga selles plaanis, et nii kaua, kui ta ei suuda neid vabaviskeid sisse visata. Praegu ta tegelikult ei tahtnud viga teha üldse, aga sealt ei tohi keskele lasta keerata. No pigem selline viga kui lihtne korv, ma arvan. Jah. Et selles plaanis kindlasti Järvelainen tegutses mõistlikult, et ei lasknud seal lihtsalt ümber keerata ja nägu korvi poole ja Raadikul, kellel on pikkus siis kas 2.08. Ta oli enne palju. Oleks sealt olnud väga lihtne punkte juurde tuua. Nüüd siis esimene vabavise läks sisse ja läheb ka teine. Vot nii, 2-2. Ja iga korraga paremaks, et kui nüüd 3 korral on saanud vabaviskejoonel käia, siis esimesel korral mõlemad mööda, teisel korral 2-1 ja nüüd 2-2. Ja Taavi Leok on tulnud siis ka esimest korda mängu Valga meeskonnal. Järvelainen ei vaatagi korvi poole, otsis kohe söötu ja Djordjevitš on täiesti vaba ja serblane on valusa käega. Ja küsides Puskevitši käest, et kui heas füüsilises vormis serblane on, siis ta ütles, et Iraani tulles või sinna mängima saabudes oli ta palju kehvemas füüsilises konditsioonis kui praegu siia tulles. Matuljonis mööda, aga ründelaud. Ja see on kõva trump. Tal on ikka nina ka selle peale, et kas see on ikka müstiline. Ja Raadik võttis siis juba huvitav mitmenda ründelaua meil. See võis olla juba kas 3. või lausa 4. ründelaud. Ja see tähendab seda, et kui sa niimoodi ründelaudasid võtad, Djordjevitš proovib uuesti kaugelt ja jällegi oli see korv väga lähedal. Aga Veljalt super sööt Rannulale ja 2 kogenud mängijat omavahel. Mõlemad mehed on Eesti liigas mänginud üle 10 hooaja. 30 sekundit esimese veerandaja lõpuni. Ja punktiga on siis peal 18-17 Valga. Hämarsalu. Evart ei ole praegu kaugelt veel proovinud, aga 3 punkti visked on tema relv. Ja Veljo Vares teeb nüüd küll kergekäeliselt natukene vea. Ja see tähendab seda, et vabavisked järgnevad, kuna Valgal on vead täis. Me selle liikumise vastu ja treener tahtis, et me survestaks. Leppisime kokku, et astume välja. See 2 katte pealt tuleb ja viimasest välja. Aga praegu oli jah.
näed. Aga Evart eksis vabaviskejoonel ja Pärnul on siis enne Evarti vabaviskeid 8-4 vabavisket. Ja vaatame, kas saab 50 peale saab. Nii et 10-5 on Pärnul vabavisked. Ja mis siin veel numbrites praegu silma jääb, on see, et lauavõitlus on Pärnule 12-7, vabandust, 12-7. Ja viimane rünnakuõigus esimesel veerandajal jääb siis Valga Max ja Mooritsa meeskonnale ja Djordjevic jätkuvalt palliga ja kas läheb ka ise viskele. Tundub mulle küll, et ta ei taha seda palli enam kellegi loovutada. Ei! Suurepärane leid korvi alla Järvelainenile ja selle esimese veerandaja kohta, mis siis lõppeb 20-18 Valga edunumbritega, tuleb öelda, et Djordjevic on küll suurepärane täiendus Valgale olnud. Teeme siit hetkelise reklaamipausi ja siis juba jätkame. Eesti Päevalehe uus laupäevaleht LP. Veel sisukam nädalavahetus. Kõige kiiremad spordiuudised Delfi spordist. Tere tulemast tagasi otsepildis jälgima G4 korvpalli meistriliiga kohtumist Valga Max ja Mooritsa ning Pärnu korvpalliklubi vahel ja teine veerandaeg just algas ja seda siis Valga eduseisul 20-18 ja Valga meeskond mängib täna koduväljakul. Raab proovib kaugelt, mis ei ole tema trump on eelkõige läbiminekud ja nüüd sai keegi Valga mängijatest vigastada. Heiko Rannula tegi hüppeliigesele liiga vist, tundub. Midagi hullu ei ole kindlasti. Ja, tõuseb püsti. Korra toibumist lihtsalt ja ongi tagasi. Kas saab kohe ka mängu jätkata? Tundub, et saab, jah. Nii et koosseisud siis Rannula, Djordjevic, Leok, Vares ja Kraps. Selline viisik on Valga meeskonnal, kes mängib siis valgetes särkides ja Pärnul vastas Petšukevitšus. Raskustes on praegu Djordjevic palli edasi söötmisega sealt, aga lõppkokkuvõttes ikkagi tehakse tema vastu viga. Petšukevitšus, Kitsing, Hämarsalu, Raap ja Evart. Selline viisik on Pärnul. See on hea, jah. Teravusega kohe ette ka. Seda mest oligi vahepeal puudus, et keegi sinna korvi alla suruks palju ja sõidab välja sealt ja tekib kohe moment, et vahepeal oligi puudus see, et keegi ei taha teravusega ette võtta. Ja siia vahepeale, kui Djordjevic viskab esimese vabaviske mööda, infot ka Leedust, kus siis käimas Balti liiga vahegrupi kohtumine Brianai Rudupise ja PC Kalev Cramo vahel, siis 40 sekundit enne esimese veerandaja lõppu on Brianai meeskond ees 17-13, nii et jätkuvalt hoiame ka sellel mängul silma peal. 21-18 Djordjevic teise vabaviske tabas. Meil on maa-ala. Ja Valga on jah läinud maa-alasse. Kas see tähendab seda, et ei karda Pärnu meeskonda nii-öelda kaugelt, et ei ole nii palju viskajaid? Petšukevitšus proovib kaugelt. Mööda, aga Hämarsalu ründelauas. Maalaga praegu saab Raavi peab palju järgi anda. Teised ikka viskavad, aga vähemalt kui üks mees juba ei viska nii palju, siis on nagu inimest on hea võtta. Rannula. Ja nüüd tekkis võimalus minna korvi all, aga seal Kitsing astub hästi vastu.
tõstab käed üles ja no taktikaliselt ütleks, et õige viga praegu Veljo Vareselt. Jah, et seal oli võimalus, et pärnakad tulevad kiirelt üle ja lahendavad olukorra ja kogenud. Teine viga Varesel, aga vigadega probleeme ei ole. Kummalgi poolel ei ole vigadega probleeme, et esimesel veerandajal väga palju vigu kohtunikud ei fikseerinud. Evart on nüüd palliga väga kaugele tulnud ja Kitsing tuli sinna kattest mängima. Saab ise proovida 3 punkti joone tagant ja Kitsing tabab ja ma ei mäleta nüüd täpselt, mis mäng see oli, kus Kitsing 3-3 pani esialgu kolmeseid. Nüüd lõpuks küll vist mõne mööda ka, aga esimesed 3 pani kõik sisse ja Kitsing on 3 punkti joone tagant ohtlik. Ja seda ta tõestas siis veenvalt ka hetkel, kui viib Pärnu meeskonna 2 punktiga juhtima 23-21. Djordjevic proovib keskpositsioonilt, aga paneb ässa või sai seal keegi näpud vahele. Raab ja Evart ning uuesti Kitsing proovib ja läheb teine ka. Ja Sandis Puskevitš on sunnitud aja maha võtma, sest Kristjan Kitsing, mees, kes on mänginud nii Tartu Ülikool Rocki ridades kui ka BC Kalev Cramo ridades, pani kolmeseid siin lühikese ajaga 2-2 ja mänguseis on 26-21. Praegu peab maala proovima edasi. Sest piker rollist me mängime ka, et pikk on alla ja kui vastaste pikk hüppab välja, siis ei olegi midagi teha. Sealt ei saa. Ja Kitsingul ongi siis 6 punkti koos. Ühe korra on ta proovinud ka korvile lähemalt, aga see pole tabanud. Ja 7 punktiga on pärnakate resultatiivseim Matuljonis ning kodumeeskonnal on Djordjevic 7 punktiga resultatiivseim. Ja lauavõitlus on meil 14-8 Pärnu kasuks, nii et laud on ka selline nõrk koht hetkel olnud kodumeeskonnal. Ja just ründelaud olete andnud palju ära. Jah, praegu on ikka üks pikk meile. Ja Raadik on nina selle laudade peale ja ei ole midagi teha. Aga kindlasti need 2-3 ei olnud mängu lõpptulemuse osas väga määrava tähtsusega, et otsustavad sündmused on kindlasti veel ees, aga nüüd peab Valga midagi oma mängus muutma, et Kitsingut ei jäetaks sinna 3 punkti joone taha nii vabaks. Ja Valga tuleb, mõtteaeg on lõppenud. Korrektuurid, mis treeneri tegime. Kuidas seal kattest mängus on nüüd. Ja Djordjevic andis sealt Sundale, Grafson korvi all, aga ise viskele ei lähe, söödetakse uuesti välja, Sunda veel korra välja. Ja nüüd käib küll see pall, kui kuum kartul käest kätte, et keegi ei vaadanudki korvi poole, ei läinud viskele. No lõppkokkuvõttes rünnak lahenes, et Sunda jäi sinna korvi alla päris heasse positsiooni ja tehti viga talle. Raabi viga. Läks ära ka Mannuka sealt, suht kontakti ei olnud. Aga ja just tahtsin öelda, et Sunda on tegelikult suht kindel mees vabaviskejoonelt. Aga nüüd eksib. Kas suudab teise tabada? Ei suuda, 2-0, nii et pärnakatel läks eriti hästi praegu ja viga igal juhul õigustas end. Ja sellel veerandal on siis Pärnu teinud 3 viga ja Valga vaid 1. Raab Djordjevitši vastu ja läheb jõuga ja serblane teist korda tänases kohtumises väga kergelt kukub. Ja näitab ka Oliver Jakobson, et kerge kukkumine võib järgmisel korral kaasa tuua tehniliselt. Selline asi, seda me lööd iga mäng praegu. Aga eks ta ongi, et mõni mees võib-olla ütleme, tunnetab seda kehalist kontakti ja palli kaotus tuleb praegu. Lätlased ei mõistnud 11. Nii et Valgal on mäng ära kadunud teisel veerandajal, kui sa siin mainisid, tuletasid eelmist kohtumist meelde, et seal ka teisel veerandajal asjad ei sujunud, siis praegu on hetkel sama lugu. Ja, et meil oli ainuke mäng ära, kui see teisel veerandajal laguneb ära. 6:43 on poole lõpuni ja Hämarsalu saab nüüd rünnakul vea. Liialt palju seal tegi ruumi endale kätega ja saab nüüd Valga siis võimaluse seda vahet vähendada. 7-punktiline eduseis on külalismeeskonnal, aga juba siin ühe korra jõudsin märkida, et kindlasti esimesel poolajal seda kohtumist ära ei otsustata. Et see on ka päev selge.
Georgievitš nüüd söötis välja Tsundale, aga just viskekindlus on ära kadunud või selles mõttes, et keegi ei julge enam seda viset enda peale võtta. Nüüd Rannula võttis ja kohe tabas. Hästi Rannula. Petšukevitšus, oi, kui lihtsalt praegu läks sammudesse korvi alla välja ja 3 Valga meest kuidagi jooksid omavahel kokku. Et arusaamatus praegu kaitsetegevuses. Georgievitš. Edgar sai praegu aeglasest ka vastu. Ja proovis kaugelt, aga ei läinud pall läbi korvirõnga. Ja visketabavus kaugvisetel on Valga meeskonnal 7-3. Ja nüüd. Raab. Ei, viskame. Ja nüüd tuli Krahvs hästi appi, aga pall läks väljaku piiridest väljas poole. Aga 7 sekundit jääb rünnaku aega vaid. Pärnu teeb ka vahetuse, läks Hämarsalu pingile ja Raadik tuli tagasi, nii et tuli ja läks ka Raab pingile. Ja keegi tuli veel sealt mängu. Läheb nüüd. Kas Matuljonis tuli pingi pealt? Aga 3 punkti vise läks mööda ja proovis siis Petšukevitšus. Georgievitš ja Krahvs omavahel jooksid kokku. Jälle. Oi, kui tühjad koridorid tekivad praegu Valga meeskonnal ja varmalt kasutatakse neid ära, mis muidugi näitab seda, et Pärnu mehed jälgivad mängu ja Valga omad siis hetkel nii palju ei jälgi, et Pärnu saab väga lihtsaid punkte. Rannula. No Rannula praegu veab meeskonda vähemalt rünnakul. Seda oli vaja. Punktid läksid nüüd valele poolele. 32-26 on Pärnu juhtimas ja rünnakul. Ja viga läheb Rannulale. See on siis talle vist teine määruste rikkumine. Ja see on tõesti teine määruste rikkumine Rannulale ning Valga on teinud 2 võistkondlikku viga teisel veerandajal. Vaid. Evart. Petšukevitšusele. No Petšukevitšusele ei ole kaugvisket läinud, aga nüüd läheb. Ja Petšukevitšus tabab siis oma esimese kaugviske 4-1 on leedulase 3 täna. Tsunda. Ja läks raskele viskele. Siit head nahka ei tulnud. Ja Pärnu tuleb väga kiirelt kohe ründetsooni üle. Ja kas see on ka taktikaline plaan meeskonnale, et ajada mäng võimalikult kiireks? Üritas nüüd Petšukevitšus anda palli sinna Matuljonisele. Õnnega pooleks jääb pall pärnakatele. Raadik proovib ise kaugelt mööda, aga Matuljonis on ründelauas. Ja nii kui Krahvs sealt vähe kaugemale tõmmatakse korvi alt, siis ikkagi lauas jõudu napib, peaks ütlema. Jah, füüsilisega minnakse. Leedukad on füüsiliselt väga tugevad. Ja 8 sekundit rünnaku aega jäänud. Päris kohe viskele minema ei pea, aga väga palju jokutada ka enam ei saa. Matuljonis proovib ja Raadik lauas. Ja tuleb 2+1 võimalus. Kõige halvem variant Valga jaoks. Ja nüüd ongi teisest pikast ainult puudus. Ja Puškevitš võtab teist korda tänases mängus aja maha. Ja see tähendab seda, et Valga kasutab oma 2-minutilist mõtteaega esimesel poolajal. 3:30 jääb mängida esimest poolaega. Valga on 11-punktilises kaotusseisus, 26-37, aga mis toimub Leedus? Leedus toimub see, et Brienai on juhtimas 27-18 ehk siis 9 punktiga. Tallinnas lõppes mäng 12-punktilise üleolekuga BC Kalev Cramo kasuks, aga mis omakorda siis tähendab seda, et kui Kalev Cramo kaotab täna rohkem kui 12 punktiga, lähevad Balti liiga veerandfinaalis kokku Tarvas ja Brienai ning Kalev Cramo ja Pienos Vaikstes. Ehk praegu selle seisuga julgeks küll öelda, et kõik liigub sinna suunas,
et ikkagi me veerandfinaali Kalev Cramo Rakvere Tarvas ei näe, aga see on hetkeseis. Seal on mängida veel vähemalt selle tabloo järgi, mida me siin arvutis saame vaadata, 26 minutit kohtumise lõpuni. Kindlasti rahvas tahaks näha Cramot ja Tarvast. Kindlasti. See oleks Maiuspala teisest küljest on jälle see, et siis see tähendaks omakorda seda, et kõik 3 Eesti meeskonda oleks ühel tabeli poolel. Ehk ka Tartu Ülikool Rock tuleks siis samalt tabeli poolelt ja teiselt poolelt ei tuleks keegi ja see välistaks siis võimaluse, et tekiks Eesti finaal. Aga võib-olla tahamegi liiga palju, et kui saakski üks meeskond sinna finaali vähemalt. Siin Valga spordihoones on aga jätkumas Eesti meistrivõistluste kohtumine Valga Maxe Moritsa ning korvpalliklubi Pärnu vahel ja on saanud Rain Raadik püssi paukuma. Ja Krapsil on 3 viga ka. Ja Krapsil on esimese mängijana 3 viga. Nii et Valga olukord ei ole hetkel kiita. Tšunda. Ja võtab nüüd 1-1 ette Kitsingu, ei annab hoopis välja söödu Petersonile, kes kohe proovis ka peale visata ja lauavõitluses on Raadik hetkel selgelt parem kui Kraps. Ja Raadik nüüd üritab ka rünnakul endale seal kõvasti ruumi teha mööda ja sai veel Rannar Rahab proovida. Tuli lauda. Rannula, Järvelainen. No oli seal otsa jooksmas praegu Suiale. Ja Suia saab nüüd näpud vahel ja saabki lõpuks palli Pärnule võideldud. 3-2 olukord on tekkimas, aga Raap ei kiirusta, võtab hoopis tempo korraks maha ja Pärnu mängib pikka rünnakut. Suia, Raap. Kiitsing on tulnud üles katet tegema, aga Raap läheb 1-1 vastu Petersoniga. Keerab ka sealt, kuid Petersonil on pikkus nii palju, et saab käed peale ja Raap teeb vea otsa. Vead täis. Jah, vead täis, pall oli Valga käes ja järgnevad vabavisked. Nii et praegu ütleme niimoodi, et 2 halba otsust Raabilt järjestikku, et kõigepealt pani ennast väga raskesse seisu sinna korvi alla, ei suutnud üle käte visata ja tegi vea veel otsa, tõi nii-öelda 2 kerge punkti võimaluse Valgale, aga esimene vabavise vähemalt jääb kasutamata. Ja vabavisked on Valgal 8-3 nüüd vaid ehk alla 50% ja nüüd 9-4. Alla 50% jätkuvalt ja Pärnul on 11-6 ka siia 50% lähedale. Kuid Pärnule praegu asjad sujuvad, sest Pärnu on 11-punktilises eduseisus ja Djordjevic tagasi väljakul. Ja Pärnu kõlgutab nüüd palli seal 3 punkti joone taga. Kas teravust tehakse ka? Matuljonis teeb nüüd teravust, söödab Evartile, aga Evart viskel ei saa minna. Kitsing läheb, ei jõua või jõudis. Ikkagi kohtunikud peavad mängu kinni. 24 sekundit sai täis. Palli valdas küll Valga, aga see pandi nüüd korrektselt siis uuesti otsajoone pealt mängu. Korvi vaja. Jah, hädasti on punkte vaja Valga meeskonnal juurde saada. Serblane võtab enda peale. Peterson Tšundale. Ja Krapsi nüüd ei otsita väga sinna korvi alla. Peterson proovib mööda, läheb ise lauda, aga Kristjan Kitsing on seal pikkuses selgelt ülekaalus ja nopib ise lauapalli. Raadik, Evart tuleb sinna ja Evart proovib kohe ja 3 punkti visked on tema trump. Mees, kes on siis sarnaselt Rain Raadikule Pärnu meeskonnas rendil Tartu Ülikool Rocki meeskonnast, aga nüüd Djordjevic väga kiirelt tuleb Pärnu korvi alla, võtab seal veel kehalise kontakti, säilitab hästi tasakaalu ja viskab 2 punkti väga kiirelt tagasi. 29-41, jah. See on õige praegu. Evart, Kitsing, Matuljonis ja Pärnu peaks nüüd palli vähe kiiremini liikuma panema. Väga hea. Suia, rünnaku aeg hakkab lõppema, peab nüüd Raadik ise tegema sealt. Ja kukub pall korvi.
Raadikul on nüüd 10 punkti koos ja 8 lauapalli ka, nii et praktiliselt kaksikduubel tuleb esimese poolaega sellele mehele ära. Ja kui suudaks need vabavisked ka veel kõik sisse visata. Đorđević. Ja ei tule siit palli kaotust. Siin sai praegu keegi näpud vahele, kas Raadik oli selleks meheks. Raitis võetakse välja. Jah, ehk siis vares sisse, jah. Et oma viga ära ei teeks ja 4. Jah, väga õige samm taktikaliselt praegu Buskevitši poolt. Krapsi on kindlasti vaja meeskonnal teisel poolajal ja tehakse viga. Pärnul on vead täis ja Đorđević saab minna vabaviskejoonele. Ja palju siis serblasel pikkust meil on? Pikkust on 190 sentimeetrit vähemalt siin paberite järgi ja vanust on mehel 27. Parema käeline, mängib siis põhipositsioonilt point guardi ehk mängujuhi kohta ja on siin oma karjääri jooksul mänginud Serbia liigas, Makedoonia liigas, Küprosel, Taanis, Poolas on olnud siis Taanis ka ühel hooajal või isegi 2 hooajal Taani liiga parim söötude andja, aga nüüd Pärnu luhtas oma võimaluse ja kas Đorđević jõuab veel minna viskele? Ei jõudnud. Esimene poolaeg on lõppenud numbritega 43-31. Đorđević ja Kitsing läksid seal veel omavahel pisut kättpidi kokku, nii et kohtunikud pidid mehed lahutama, aga väga tuliseks asi ei läinud. Nii et Pärnu 12-punktilises eduseisus lähevad meeskonnad pikale puhkusele. Teeme siit pikema pausi ka meie ja oleme sündmustega eetris tagasi, kui algab 3. veerandaeg. Eesti Päevalehe uus laupäevaleht LP. Veel sisukam nädalavahetus. Kõige kiiremad spordiuudised Delfi spordist. Max ja Moritz. Parem toit, parem elu. Selline pilet täna austatult, ka see inimene on oodatud siia alla. Terve kotitäis head paremat Max ja Moritsi kraami ning samuti ka palli. 0-0-0-9-6-8. Kellel on selline pilet? No mõned inimesed läksid siin vahepeal juba välja, et me üritame seda siis võidata pärast uuesti ja kui seda inimest ei tule, siis võtame järgmise pileti. Aga kellel on selline number nagu 0-0-0-9-7-4? 4-0 ja 9-7-4. Kellel on selline pilet? On seal kellelgi olemas, väga hea.
teiste kadedate pilkude ees. No nii, head sõbrad, muideks, nagu ma ka ütlesin, on Valga linnal üks tore ettevõtmine, sellel suvel tahetakse taastada siis Amundus Adamsoni poolt vabadussõja uhke mälestusmärk ja selleks korjatakse raha. Seda raha korjatakse ka siin Valga kodumängudel ja lisaks on meil täna suurepärane võimalus teha ka üks oksjon. Mul on 2 sellist oksjoni kaupa, see on väga lihtne, tegemist on Valga meeskonna päris originaalse mängusärgiga, nii nagu ma teada sain, selles särgis mängis eelmine hooaeg Jaanis Plauns, number 11, see on päris originaalne mängusärg, seda kuskilt osta ei saa, seda saab täna ainult siit. Ja otseni korras me selle särgi ära siin maha müüme, arvan, et oleks tore alustada seda oksjonit 10 eurose alghinnaga. Kes on nõus seda särgi endale ostma 10 euro eest? See on päris väike summa. Seal üks härra tõstis käe. Kas keegi pakub rohkem? Palju sa pakud? 13. Summad on päris suured juba. Kas keegi pakub 15 eurot selle väga eksklusiivse särgi eest? Seal on härra, kes pakub 15 eurot. Väga hea. Ma arvan, et see samm võikski olla selline 5 eurot. Siin saame kiiresti 200-ni välja minna. Kas keegi pakub 20? 20 eurot selle eksklusiivse särgi eest. Seda ei saa osta poest. Seda on võimalik saada ainult kas mõne mängija käest, kas oksjoni korras. Kas on keegi, kes 20 euro eest tahaks seda särgi ära osta? Vaatan, Ivan Jurtšenko on seal üleval. Ivan, kas sa tahaksid seda särgi 20 euro eest? Kuidas? Ei ole raha kaasas. No Delfis peaks olema suured palgad küll ju. Nii, 20 eurot. Seal on olemas mees, kes on nõus võtma 20 euro eest. 30. Väga tore. 30 esimest korda. Eksklusiivse särgi eest ja mitte ainult särgi eest, te teete ka head ja aitate siis selle rahaga taastada suurepärast vabadussõja aastapäeva ausammast ja ma arvan, et selle särgi eest 30 eurot on ikka midagi vähe võinud. Kas on keegi, kes pakuks 35 eurot? 35 eurot. Seal on keegi. Ei taha. 35 eurot. Väga hea. 35. Sealt tuleb 50. 50 eurot. Väga pakkumise. Väga hea. Kas on keegi, kes oleks nõus selle särgi ostma 55 euro eest? Seal ära 55 eurot. Ja siit tuleb, kas ma kuulsin 65 siit juba või? Kas ma kuulsin 65? On kuidagi kõrvu jäi, et 65. Palju teil raha kaasas on? 100 eurot siit eurot. No, selle Valga maksimaalitse särgi eest. Kellel on veel täna midagi vastu panna? 100 eurot teist korda. Ja 100 eurot kolmandat korda müüdud siia ära. Teevad aplausi tõepoolest. Kuidas nimi? Aivar, kas sa oled vabadussõja fänn või sa oled korvpallifänn? Miks sa selle särk ikka korvpallifänn? See on tõesti väga eksklusiivne särk. Suur tänu sulle ja ma arvan, et see raha teeb kindlasti Valga linnale head selle ausamma näol, nii et me paneme selle sinna fondi. Aitäh, teeme veel aplausi 100 eurot. Suur tänu. Aga meil on üks sammid veel. See on märksa väärtuslikum. See on korvpall. See on päris korvpall. Ma arvan, et poes maksab selline pall umbes 70-80 eurot. Aga selle palli teeb eriti eksklusiivseks autogrammide kogumisi ja peale pandud
Eesti Päevalehe uus laupäevaleht LP. Veel sisukam nädalavahetus. Kõige kiiremad spordiuudised Delfi spordist. Max ja Moritz. Parem toit, parem elu. Selle eksklusiivse palli eest, mida poest osta ei saa. Ja kogu raha läheb lausappa taastamisfondi. Kas ma kuulen siin 70? Ei ole ära raha kaasas. 60 teist korda. Ja 63 korda müüdud härrale seal ülemises reas. Olge hea, kulge raha all. Kulge raha alla. Ja see eksklusiivne korvpall on teie oma. Võite sellega trenni minna, võite panna endale kuskile klaasi taha. Suurepärane. Teeme aplausi palju võitele saati. 160 eurot. Oleme täna siin heategevuse jaoks kogunud lämmateid ja korvpallihuvid ja erinevad sellised toredavad aktsioonid toimuvad ka järgmistel kordadel ja ma tean, et siin peaks olema kuskil võrikuskast kuni hooaja lõpuni on võimalik sinna samuti panna raha sisse ja hooaja lõpus võetakse see raha, viiakse ausamba valmistajate juurde ja see ausambas loodetavasti saab 16. augustiks valmis. Täna meil kõiki ja soovime head korvpalli nautimist. Ja muidugi palju õnne meie funktsiooni võitjatele, nii et suured tänud kõigile. Aga meil oli üks piletivõitja veel, kes ei ilmunud küll siin välja. 0-0-9-7-4, kas kellegi lõpne selline pilet? 4-0-9-7-4. Võib-olla on keegi tagasi tulnud, kellel on sellise piletiga teine pool olemas, siis on alla maksimaalid. Panen väike auhinna, aga nagu manusel ei ole. Vaata, kas need pileti protsent on seda alles. Kuskil 6 võitlevad. Aga me teame sellise tunnistajaks, et meil ei ole sellise numbriga piletid meil, nii et edasi olema selle enam asi ei lähe. Kas meil on selline number nagu 0-0-0, ehk siis 4-0 ja 9-8-6. 9-8-6, kellel on numbri lõpp. Valga Max ja Moritse poolt. Auhind siin minu meeles palli ja terve võttiline maitsva liha. Seal tuleb ära. Ole hea. Aplaus ka järjevalt selle võitjale. Siin peaks olla midagi tegemist. Siin on puhas lõpp. Palju õnne.
ja kindlasti ka statistika numbritest esimest poolaega poole võetud mängumeeskonna suurim skooritasid alustas Kevitšus 10 punktila mäng Raadikul, temata 8 laulapalli, 7 punkti Ossilas Fulonis ja 6 punkti Kristjan Kitsing. Valga Maksja Mooritsa suurim punktidooja Sasa Tšortševitš 11 punktila, 7 punkti Heiko Rakola. Lauavõitlus esimesel poolajal 21-12 mängule. Esimeseks võidud Anseli Valgale, Valguse Valga 5, Veedes 1. Vahepunktise tabelis Valga 50, Selge Valga 54. Tere tulemast, head TV6 jälgijad ja ka Delfi TV jälgijad tagasi Valga spordihoonesse otsepildis, kus on toimumas siis G4S korvpalli meistriliiga kohtumine Valga Maksja Mooritsa ning korvpalliklubi Pärnu vahel. Kolmas veerandaeg on alanud. Esimene minut kolmandast veerandajast käimas, ühtegi punkti juurde visatud veel ei ole, kuigi Valgal üks rünnak juba oli, nüüd ka Pärnul, aga mõlemad rünnakud lõppesid siis mööda viskega. Djordjevic hoiab nüüd palli enda käes ja teine poolaeg algas siis külalismeeskonna ehk Pärnu edunumbritega 43-31 ja Djordjevic teeb palli kaotuse ning Pärnul kiirrünnaku võimalus 2-1. Kuidas see lahendatakse ja Kristjan Kitsing toob punktid juurde, teine mees rünnakul oli Augustas Petšukevitšus ja Pärnu viisik on siis lisaks Kitsingule ja Petšukevitšusele väljakul veel Matuljonis, Raadik ning Suia ja Valgal lisaks Djordjevicile Rannula, Järvelainen, Grafs ning Džunda. Nüüd on vaja teravusega mängida, siis muidu see mäng läheb ära lihtsalt, et praegu 14 vahe ja kui me poolaega viskame 30 punkti, siis... Ja Järvelainen läks nüüd väga raskele viskele, mänguaeg või rünnakuaeg hakkas täis tiksuma ja taaskord siis punkte juurde ei tulnud Valgale ja Peterson, vaatan, et tõusis seal varumeeste pingilt püsti ja ergutab nii, kuidas jaksab, sest tõesti Valgal on praegu vaja käiku juurde panna. Sellise tempoga jätkates Pärnu lihtsalt läheb minema ja võtab siit väga tähtsa võidu. Petšukevitšus proovib mööda. Džunda, Djordjevic ja Djordjevic teravusega läheb korvi alla, aga seal pärnakatel näpud vastas. Keegi tule lauda ka. Suia proovib mööda, aga Kitsing saab järjekordse ründelaua ja see on juba 8. ründelaud Pärnu meeskonnale täna ja lauapallid siis esimesel poolajal 21-12 Pärnule, nii et selge ülekaal lauavõitluses. Matuljonis, ilus sööt praegu Raadikule ja kohtumise esimene pealtpanek. Nii et Pärnule asjad kõik sujuvad praegu, 47-31 on nende edunumbrid ja mis esimese poole statistikast veel silma jäi, Pärnu tegi vaid ühe palli kaotuse ja Valga ka ei patustanud väga palju, 5 palli kaotust, aga see 1 on ikka super hea näitaja, sest tuletame siin meelde, et kui praegu peab Suia käe tõstma, tegi vea Heiko Rannula vastu, siis alles ju Euroliigas püstitati rekord, vaid 3 palli kaotusega võttis kogu mängu peale rekordi enda nimele siis Pireose Olümpiakosi meeskond ja Pärnu läheb hetkel siis samas taktis ja ütleme ära ka esimese poolaja lõpptulemuse Leedus Balti liiga kohtumiselt, kus mängimas Brianai Rudupis ning PC Kalev Cramo ja häving ootab seal Kalev Cramot vähemalt esimese poolaja järel, kui praegu Peterson tabab väga tähtsa 3 punkti viske. Kalev Cramo kaotas avapoolaja 22-43 ja tundub, et ikkagi ei näe me veerandfinaali Kalev Cramo Rakvere Tarvas, aga seal on ka veel poolaeg mängida. Suia, Petšukevitšus, uuesti saab Suia palli. Matuljonis proovib nüüd nurgast ja vastab täpselt samaga, mida eelmisel rünnakul suutis Robert Peterson. Nii et kui
Valga saabki pisut lähemale, siis uuesti on vastus olemas Pärnul ja +16 on juba päris korralik eduseis. Žunda, Krafs on nüüd täitsa vaba, aga palli ei tule Krafsile sinna. Jääb seisma, nüüd hakkab. Järvelainen. Jaa. Praegu oli väga ilus individuaalne sooritus, mängis Kristjan Kitsingu üles või üle, aga tuleb jah kaitsest pidama saada ja praegu saadakse. Žunda lõikab palli vahelt 3-2 olukord, kas see suudatakse ka ära kasutada, proovib Rannula ja tuleb. Ja kiirelt võtab Pärnu meeskonna peatreener Priit Vene aja maha ja vist esimesel poolel Pärnu ei võtnudki kordagi aega maha. Vähemalt ei meenu mulle hetkel, kui nüüd vahe sulas siis 11 punkti peale. Priit Vene reageeris väga kiirelt ja Pärnu ei taha lasta Valgal hoogu üles saada, mis on ka väga loogiline. Jah, aga me peame seda teravust hoidma. Me hakkame seda sokutama ja siis mäng läheb ära. Nii, ja vaatame korra veel seda Balti liiga mängu, kus on siis Kalev Cramo esimese poola järel väga suures kaotusseisus, siis seal on veel silma jäänud see, et Kajupangal on 4 viga ja ükski Kalev Cramo mängija ei ole skoorinud enam kui 5 punkti ja 5 punktiga on resultatiivseim Rait Keerles ning 2 punkti visked on katastroof. 2 punkti visked esimesel poolajal 23-6 ehk 26% ja sellise visketabavusega ei ole mitte midagi teha. Vabavisked sinna otsa veel 9-4 ehk 44%. Nii et esimene poolaeg on olnud puhas mäest alla sõit Kalev Cramo meeskonnale ning vaatame siis, kuidas Siim-Sander Vene on tegutsenud Leedu meeskonnas ja Siim-Sander Vene on saanud mänguaega 9 minutit 19 sekundit ja tema arvel on 2 punkti ning 2 lauapalli. Ei ole väga palju pahandust teinud, aga kuna ülejäänud mehed on teinud siin jällegi väga silmapaistvalt, siis Siim-Sander Vene väga suurt panust hetkel polegi vaja läinud. Aga siin mänguaeg või mäng jätkub Valgas ja Pärnu meeskond rünnakul. Matuljonis, Suia ja Suia seal vastu liikumise pealt, vabandust, ei, Petšukevitsus vastu liikumise pealt püüab kinni Petersoni ja saab siin nüüd mitmenda vea, teise vea. Jah. Nii et 3 veaga on Raitis Krafs ühelt poolelt ja teiselt poolelt Rannar Raap on 3 veaga. Matuljonis proovib kaugelt ja pärnakatel on käsi päris lahti, jah. Harjutatakse nii lahti ära ja tagant pannakse ära. Ja 3 on siis Pärnu meeskonnal 16-7 peaks olema vist see õige number, kui see nüüd Matuljonise 3 sinna juurde kirjutati, et see protsent ei ole üldse paha ja tegelikult ei ole ka Valga meeskonnal 3% üldse paha. Hetkel aga Peterson eksis ja kohtunikud näitavad, vilemehed on siis meil Rain Veerandi, Oliver Jakobson, Indrek Element, et pall jääb Valgale. Ja uus 24 sekundit läheb käima, sest pall käis vahepeal korvirõngas. Peterson palliga, kuidas saadakse otsa lahti mängida otse Matuljonise näppude vahele. Täiesti ebaõnnestunud mäng ja nüüd sama lohakas sööt vastu Matuljoniselt ja Krafsilt tulevad punktid, tulevad. 2+1 võimalus lausa Krafsil. Ja Kitsing läheb kohtunik Indrek Elemendi käest küsima veel lisa. Veerandi lase. Aga ei anna praegu. Hoiatab, et järgmine vaidlemine toob endaga kaasa tehnilise vea. Aga hetkel siis seda viga veel ei tulnud. Oli tavaline viga ja Krafs 2+1, kas tuleb? Vabaviskel on siis Valga meeskonna keskmängija, kes noorena on olnud ikkagi väga suur talent, kes läbi käinud Ameerika Ühendriikidest, ülikooli korvpallist, ülikooli liigast, 4 korda Läti koondist esindanud Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril ja 99. aastal U19 maailmameistrivõistlustel tähtede viisikus. Selline talent on olnud Raitis Krafs. Raap söödab välja sealt Rain Raadikule ja ei saa Valga meeskond oma lauda kontrolli alla. Eks muidugi Pärnul on suhteliselt head mehed ka võtta, ega ei saa midagi halba öelda, kui sul on ikkagi meeskonnas korvi all
Rain Raadik ja Kristjan Kitsing, siis Eesti tasemel on ikkagi nad väga arvestatavad mehed. Joonas mängib tegelikult ka 3 positsiooni, aga treeneri Orude sõnnul on treener paneb teda super sööt Petšukevitšuselt praegu, ootas ka Rain Raadik seda palli ja Pärnu hoiab oma eduseisu. Et see, kui -11 peale sai Valga korraks ja Priit Vene võttis aja maha, siis see on mõjunud Pärnu meeskonnale hästi. Ja Valga nüüd peab kõvasti ponnistama, et saaks seda kaotusseisu väiksemaks. Edgar Stšunda, mees, kes siis teist hooaega mängib Valga meeskonnas, eelmine aasta küll pool hooaega ja nüüd selle hooaja alguses leidis tee Valgasse tagasi. Petšukevitšus ja Raadik omavahel. Raap söödab edasi Evartile, Evart on juba viskaja mees, aga seekord mööda, kuid kellele lauapall ja nüüd õnnega pooleks Valga saab palli kätte. 3-2 rünnaku võimalus ka. Tuleb kiire sööt Stšundale, kuid ei tule punkte. Ja Raap läks nüüd miskipärast sinna 2 mehe vahele. Otsis hirmsat moodi kontakti ja Pärnu võiks seda mängu pisut rahulikumalt mängida, aga Valga proovib Rannula mööda ja ei jõua Vares seda palli päästma. No on selliseid hetki olnud, kus saada vahe juba väiksemaks kui 10 punkti. Ja, treeneri jäin ka rahule praegu. Natuke halb otsus. 3 minutit jääb kolmanda veerandaja lõpuni. 3 minutit jääb kolmanda veerandaja lõpuni. Ja Petšukevitšus nüüd tuli rahulikult üle. Raap, Kitsing, uuesti Raabile pall tagasi. Ja harutati kaitse lahti. Ja seal pidanuks praegu Petšukevitšusega kaasa liikuma keskas Rannula või? Rannula läks appi nüüd Petersonile, aga mees ja selja taha ja Rannula nüüd ise omakorda rünnakul palliga Vares ja nüüd on toimunud siis ebavõrdne mängijate vahetus, aga kehv sööt natukene sinna Krapsile, Kraps saab uuesti palli ja Kristjan Kitsingu üle käte viskab praegu Kraps selle palli läbi korvirõnga. Ja taas on siis vahe 11 punkti peal. Ei, liiga kergelt jälle. No Petšukevitšus eksis. Veljo Vergi nüüd, mis te ootab? Ja Veljo Vares ei tule nüüd väga kiirelt just sinna vastaste rünnakutsooni. Stšunda proovis, aga ei ole lauas kedagi. Ja Pärnu edupant on täna selgelt olnud lauavõitlus, vähemalt üks nendest elementidest, mis on toonud siis Pärnule seni edu. Kitsing põrgatab rahulikult, aega on, annab Evartile, pakub veel seal katet ja Evart saab päris head positsioonilt viskele minna ja väga puhtalt läbib pall praegu korvirõnga. Valga on raskes seisus, aga mängida on veel üks terve veerandaeg ja natukene ka kolmandast veerandajast veel küsib Krahvs palli, aga ei anta üle söötu. Kuigi võinuks anda ja samal ajal siis Peterson hoopis eksib. 2-2 rünnak, Evart. Ja ei lahendata seda rünnakut kiirelt, aga Petšukevitšus. 14 sekundit on aega, ei ole veel kiiret praegu rünnaku lõpetamiseni. Kombinatsioon number 2 peaks tulema siin. Ja see kombinatsioon on siis väga lihtne. Tuleb üles, Raadik paneb katte ja Petšukevitšus saab vabalt keskpositsioonilt visata. Timo Oja minu kõrval, kes on siis Valga, Max ja Mooritsa meeskonna mängija, hetkel vigastatud, ei saa kaasa teha. Ainult ohkab selle peale, mis väljakul toimub. Jah, Pärnu peab oma visked ära ka praegu ja pole mingit rohtu ka nende vastu. No mis siin võiks aidata, ega... No nüüd on nagu lastud see mäng natuke... Käest ära. Jah, et esimese poole ja lõpupoole seal Pärnu nagu kustus ära mingi aeg, et oleks võimalus olnud ka, aga praegu nad on eriti enesekindlad praegu ja sööt liigub ja kõik teavad oma rolli. Ja... No samas siin oli ka vahepeal hetk, kus -11 pealt Rannula sai 3 punkti viset proovida, oleks saanud -8 peale juba. Ja sealt järgmine rünnak tuli Kundale ka vise otsa, mis läks ka mööda, et oleks ära pannud kodusaalis, et võiks midagi öelda. Aga no mängid on veel, et ega korrektuure jõuab siin teha, aga kõik need sekundid, mis praegu tiksuvad sinna lõpuaja suunas, kõik need sekundid tiksuvad Pärnu meeskonna kasuks selle seisu pealt. Ja kusjuures välismängija ja see Šaša ei ole mängida saanudki, kolmas veerandaeg ei mängibki ju. Ei ole vist väga sees olnud, et alustas vist kolmandat veerandaega, aga seal tegi paar praaki ja
ei saanud korralikult ennast käima ja nüüd tuleb siis uuesti tagasi väljakule. Ja lauavõitlus on Pärnu kasuks 28-16. See on väga suur vahe ja üks pikk saadeti minema ka nüüd ja kuigi Rakvere Tarvaga te suutsite mängida siin mõned päevad tagasi, eks? Veel nagu viimased mängud üldse ei ole probleem olnud lauaga tegelikult. Et kuidagi praegu tundub see Raadik ja Kitsing seal all ikka kõva relv. No. Ja Raadikul on siis 14 punkti ja 9 lauapalli koos ning 14 punkti on ka Petšukevitsusel ja 13 punkti on Matuljonisel, nii et selline kolmik on Pärnul väga kõva kujunenud, kes punkte on toonud ja Kitsing ei ole ka mitte pahasti mänginud, Kitsingul 8 punkti ja 7 lauapalli. Ja Djordjevic ei pane tema pallimängu, vaid paneb pallimängu Džunda ja sekundid kuluvad ja tuleb siis pall nüüd 5 sekundiga mängu panna. 7-6. Saadi hakkama sellega. 4. Ja nüüd antakse üle sööd sinna Veljo Varesele korvi alla, aga Vares eksib. Ja Pärnu nüüd päris lõpuni hoida ei saa, mõned sekundid jäävad rünnakuaega veel ka Valga meeskonnale, aga emotsionaalselt oleks kindlasti Valgale ülimalt tähtis praegu see rünnak kätte saada ja siis veel üks hull kaugvise tabada. Matuljonis, Hämarsalu on tulnud väljakule, Raadik küsib palli, kas saab palli, Matuljonis ise läheb väga raskele viskele, eksib ja nüüd jäävad veel 3 sekundit mängida, Djordjevic tuleb, kas läheb ka viskele ja jällegi põrgatab silmad maas, viskele ei lähe, on lõppenud kolmas veerandaeg tulemusega 61-46 Pärnu eduseisul. Jällegi teeme siit väikese puhkuse, vähekene reklaami mängime ja siis jätkame juba korvpallijuttudega. Max ja Moritz. Parem toit, parem elu. Oleme otsapildis tagasi Valga spordihoones ning otsustav 4. veerandaeg kohtumises. Valga Max ja Moritz ning korvpalliklubi Pärnu õige pea algab ning enne kui pall mängu pannakse, jõuame veel infot vahendada Leedust, kus on toimunud siis Balti liiga vahegrupi mäng Brianna Rudupise ja PC Kalev Cramo vahel ning 5 minutit on kulunud kolmandast veerandajast ja Kalev Cramo on kaotusseisus 30-54 ehk siis -24 punkti. Ja Pärnu meeskond ründab. Petšukevitšus, leedulasest mängujuht, on palliga ja Veljo Vares teeb tema vastu vea. Petšukevitšus oli siin mõni aeg tagasi päris tõsiselt hädas viirushaigusega, jättis ka mõned kohtumised vahele, nüüd on tagasi väljakul ja tema kõrval siis veel Raadik, Matuljonis, Hämarsalu ning Raap on väljakul ja Petšukevitšus on jah väga kõva jõud Pärnu meeskonnas, et kui see mees mängib. No eks jah, ma arvan pärast seda hooaega saab kuhugi mujal ära minna, see saab ikka, ma arvan, kõva lepinguna, et nad on mõlemad ikka füüsiliselt ja üldiselt suhtumise poolest ikka head mängumehed, aga no Veljo Vares nüüd, ma ei tea, kas vihaga või mitte, et tal seal kaitseformatsioonis viga fikseeriti, näitas tema kohtunikele, et seal ka leedulane tegi kõvasti kätega ruumi endale, nüüd läks vihaga panema ja Rain Raadik tegi tema vastu vea. Ikka ära ka panema, aga Veljo vabaviskajad ka tugevam külgi ei ole. Ja Veljo Vares, vaatan siit täpselt üle 15. hooaega mängib Eesti
meistriliigas ülikogenud mängija ja on tulnud ka 4 korda Eesti meistriks suisa ning nooremad vaatajad ehk ei tea ja vanemad võib-olla ei mäleta, aga on olnud ta ka Eesti meistriliiga resultatiivseim mängija, seda hooajal 2007-2008. Tema võib siin rahulikult veel mitu hooaega mängida, et tema... Ja nüüd väga hästi praegu pressingut tehti sinna, aga pall tuli ikkagi läbi ja Rain Raadik teist korda tänases kohtumises surub palli pealt. Ja Pärnu edunumbrid aina paisuvad ja need on juba 18 punkti. No, nüüd tuleb lihtsalt ründama hakata ja muud üle jääd, kui sa söötma jääd, siis... Ja nüüd tuleb juba turn tuld panna, tundub vahepeal. Et Järvelainen aga palliga ei oska midagi suurt peale hakata. Tšunda tuleb minna viskele, rünnakuaeg hakkas läbi saama, kuid Pärnu endiselt suudab oma lauda kontrollida ja see on väga kõva trump. See on väga kõva trump olnud tänases kohtumises, on jätkuvalt Hämarsalu Matuljoonis ja väga oskuslikult peidab selle palli sinna vasaku käe alla ära. Hüppab küll Joonas Järvelainen päris kõrgele, aga Matuljoonis teeb oma tööd hiilgavalt ning 67-47, 20 punkti on juba Pärnu edunumbrid. Võtab küll Sandis Puskevitš aja maha, aga sellest seisust välja tulla on juba ülimalt keeruline. Jah, ei oska midagi öelda. Et kuidagi, täna on siis meil 23. veebruar, 19. veebruaril võitsid Rakvere Tarvas siin samas, et täiesti erinevad päevad. No jah, et enne seda me kaotasime Tallinna Kalevile, kus siis Kurg tegi oma ja 26 punkti, jah. Et anti vabad käed põhimängujuhtile väljas ja seda teeb hästi. Aga kui siin esimesel veerandajal sai kiidetud ka Djordjevitši, siis nüüd on mees ikkagi ära kadunud jälle. Ei tea, mis jah, et nüüd treener võttis 3. veerandajal ta välja ja 11 punkti, 3 lauapalli ja 2 resultatiivset söötu. See on põhiliselt esimese poole. Jah, ja 20 minutit on ta mänginud, et kui mänguaega on üldse kulunud siin peaaegu 32 minutit, siis jah. See vahe tuli üldse, Kitsing pani 2-3 ära ja sealt nagu läks. Jah, täpselt ja samamoodi, kui tuletada meelde seda eilset kohtumist, kus Rakvere Tarvas sai väga magusa võidu uutena Juventus üle Balti liigas ja kindlustas sellega play-offi pääsu, siis 3. veeranda alguses Maris Laksa 3-3-st pooleteist minutiga ja vahe tuli sisse 10 punkti ja see vahe põhimõtteliselt jäigi. Nii et no nüüd Djordjevitš, kas see oli kahene? See oli kahene. 49-67, aga kes kopikategoorias rubla ei saa, võiks hetkel öelda siia, et olgu või kahene, aga punkte on hädasti vaja. Keskel ei tohi parema käe peale. Hämarsalu proovib mööda ja Djordjevitš saab nüüd ise lauapalli ja kas tuleb siit ka kiire võimalus? Tuleb! Ja oi, kuidas praegu eksib Veljo Vares. Väga lihtsad 2 punkti läksid kaduma. Võib-olla oleks võinud ka korra selle palli kinni võtta. Ja 2 jalaga maha. 2 jalaga maha ja siis uuesti, et Veljo Vares oskab väga hästi neid petteliigutusi ka seal teha korvi all. Petšukevitšus mööda, aga Hämarsalu saab lauapalli. Praegu oli õnne ka, kukkus Hämarsalu kätte täpselt see pall ja Petšukevitšus vaatab nüüd peatreener Priit Vene poole, et mida me mängime. Ja Priit Vene näitas mingit liikumist, mida siis mehed hakkavad nüüd hetkel kohe ka väljakul korda saatma. Ja Rannula viga. Rannula peab tõstma käe ja temale on see mitmes määruste rikkumine. See on 3. Nii et 3 mängijat on nüüd 3 veaga on Valga meeskonnal. Leedulased veavad mäng. Jah, Vares, Rannula ja Kraps on 3 veaga. Raap. Ja hüppas juba õhku, ise ei teadnud, kas läheb viskele või läheb söötma. Ja nüüd on Valgal võimalus seda 18 punktilist vahet vähendada. Miks ta söödab? Ja kes saab palli? Pooleks pall näitab kohtunik ja nool näitab Valga kasuks hetkel. Ja siin vist tõesti Rannula sööt oli liiast. Ta oleks võinud lisata isegi sealt praegusel hetkel. Ja hea tempo pealt tuli sammudes, koht oli olemas, võinuks proovida. Aga mõte kiilus vähe kinni. Krahvs annab Djordjevitšile.
no serblaselt oodatakse nüüd seda liidri rolli võtmist. Aga kes võtab? Rannula pikalt palliga, no tuleb raske vise ja ei kuku läbi korvirõnga see pall. Nii et viskeprotsent ei ole ka Valga meeskonnal olnud just kõige parem. 2 punkti visked on 28-13 ehk alla 50. Raap ja Djordjevic on täna mitmel korral väga kergelt tema vastu kukkunud, kuid nüüd Djordjevic suudab alt palli nii palju torkida, et Raap saab palli kaotuse. Djordjevic proovib. Ja tabab. No nüüd on Djordjevic toonud 5 väga vajalikku punkti järjepanu. Ja -20 pealt on saadud -15 peale, aga pikk tee on veel minna, et seda mängu päästa. Matuljonis proovib kaugelt. Ei lähe. Ja Pärnu meeskonnal ei ole ka nüüd visked viimastel rünnakutel läinud, aga ikkagi saadakse ründelaud. Kogu aeg sinna Pärnu kätte. 5,5 minutit jääb normaalaja lõpuni, ütleks isegi kindlasti kohtumise lõpuni hetkeseisuga, sest ikkagi punkti vahe on 15 punkti. Ja viga. Rannula teeb 4. vea. Heiko Rannula on esimene 4 veaga mängija tänases kohtumises siin. Ja Kalev Cramo on asunud vahet vähendama. -19 on praegu, kui 2.20 jääb 3. veerandaja lõpuni. Ja numbrid on siis 40-59. Matuljonis. No Raabil võiks visata lasta. Aga Djordjevic läheb vastu ja ilma asjata lööb nüüd vastu käsi Raabile, sest seal olnuks juba päris keeruline sellist kindla peale viset sooritada. Aga Djordjevic teeb oma esimese vea alles. Raap vabaviske joonel ja Rannar Raabil on siis isiklikus kontos 4 punkti täna, jääb hetkel ka pärast esimest vabaviset 4 punkti, 3 lauapalli ja 2 resultatiivset söötu. Ja kas oli nüüd päris 100% õige viga, saame aimu teisest vabaviskest ja tuleb öelda, et oli ülimalt õige viga, sest Raap eksib mõlemal vabaviskel, Djordjevic tuleb ise üle ja nüüd suurepärane sööt Veljo Varesele. Vares nõuab kohtunikelt veel sealt ka viga, et Matuljonis lõi talle vastu käsi, aga kohtunike vile hetkel vaikib, kuid Valga on saanud vahe 13 punkti peale. Valga on saanud vahe 13 punkti peale. Matuljonis ja Kitsingult palli kaotus. Ja kas Priit Vene võtab nüüd time-out'i? Ei veel, laseb mängida, sest 7-0 vahespurdi on suutnud teha Valga. Loodame, et rõng ei ole läinud veel, et hakkasime lõpus alles mängima. Sellist mängu oleks nüüd esimene pool äkki näha, et teravalt teevad ja... Djordjevic. Krafts peidab ennast ära, ei saa palli. Nüüd saab palli 1-1 vastu Rain Raadikuga, läheb viskele mööda, aga uuesti saab Krafts palli ja 9-0 vahespurt on tõsiasi. Sunda oli lauas ja segas seal ja rattis seal välja. Kas tõesti Valga ärkas veel viimasel hetkel ja seda mängu on võimalik päästa? -20 pealt -11 peal on praegu Valga tulnud. Raadik, hädasti oleks Pärnul punkte vaja, mööda. Läheb. Djordjevic. Ja taas on siin lootus tõusnud Valga poolehoidjatel. Trummid mürtsuvad ja pasunad kohuvad ning... Ja Tšundal oli hea võimalus siit praegu skoori teha. Matuljonis saab vea. Ja 2 vabaviset ehk üle pika aja on võimalus nüüd Valga meeskonnal saada vahe väiksemaks kui 10 punkti. Kas tõesti näeme veel väga tulist lõppu tänasest kohtumisest? Meil on vead täis. Aga Tšunda eksib praegu vabaviskel. Pärnul on sellel veerandajal tehtud 2 viga ja Valgal 4 viga. Nii et alla 10 punkti vahe läheb 10 punkti peale täpselt, ehk siis pool 20 on tagasi mängitud ja Priit Venel on jätkunud praegu kannatust, et mitte aeg maha võtta. 3.42 on jäänud, julgeks juba siis praegu öelda normaalaja lõpuni. Et kui enne sai öeldud, et siin vaevalt lisaaega tuleb, siis mine tea. Raadik, Evart, Matuljonis söödab sinna korvi alla ja kellele viga? Veljo Varesele. Ja Petjukevitšus
oli seal viskele minemas või läks viskele ja Indrek Element kohtunikest fikseerib vea Augustas Petšukevitšuse vastu ja viga läks Veljo Varesele. Ja teine 4 veaga mängija on nüüd Valga meeskonnas. Ja mida suudab Petšukevitšus? Mööda. 3. järjestikune vaba vise Pärnu meeskonnal mööda. Ja mis on siis Petšukevitšuse arvel 16 punkti seni ja läheb ka see mööda. Oi. Đorđević. Esimeses mängus Rakvere vastu viskas 17 punkti. Täna on punkte seni 16 ehk üsna lähedal samasugusele punktiskoorile. Mööda nüüd Tšunda ja viga Rain Raadikule. Ja Raitis Krahvs ei saa vist veel vabaviskejoonele. Ja. Kui oleme ka aktiivselt lauas, tekib kohe momente, et vahepeal keegi taha meil lauaski olla. Jah, see lauavõitlus, mida oleme täna korduvalt toonitanud. Pärnule kõik vennad tahavad. Jah, mis lähevad lauda kenasti, jah. Đorđević otsib nüüd kellele sööta, annab Tšundale. Väljakul veel Krahvs, Vares ja Peterson Valga poolelt ehk siis valgetes särkides. No, ei anna Đorđević Krahvsile. Nüüd see pall tuleb ja läks ilma asjata. Läks kohe ära panna. Jah, Raadik seda palli lõikama sealt vahelt ja tuli Evart appi küll, aga lõi siis vastu käsi Krahvsile ja vead on täis ka Pärnul nüüd. Nii et see oli 4. viga neile meeskondlikult 4. veerandajal. Aga kui Pärnu võib seda eksimist lubada endale seal vabaviskejoonel, siis Valga ei tohi. No ei saa nii. No kas Krahvs suudab nüüd ennast teiseks viskeks kokku võtta ja teine vaba vise tabas? Oli viga nüüd. -9. Aga seda miinust on ikkagi veel sedavõrd palju, et tuleb ülimalt hästi õnnestuda, et see mäng veel välja tuua. No, sisuliselt lootusetus seisus sel juhul. Ja Pärnul aega on. Sekundid kuluvad praegu nende kasuks, kuigi pikka aega on kuival oldud ja kui hästi suudab Tšunda praegu kaitses tegutseda. Meeskondlik mäng on Pärnul ära kadunud, Đorđević läheb ja läheb seal Matuljonuse pika käe alla ja ei tule viga ja Đorđević ei tule nüüd tagasi ka. Ja ülekaal Pärnul, kas see suudetakse ära kasutada? Matuljonis ei lähe viskele, söödab välja Raadikule ja Raadik ei suuda ka korvi all punkte tuua. Pärnu seis on ka viimastel minutitel olnud väga hapu. Nüüd ei ole küll rahu. 2 minutit ja mõni sekund peale jääb kohtumise lõpuni. Treener näitab, et Valga on piker roll ja muud midagi. Lootusetus seisust välja tulnud, aga kas suudetakse ka veel mäng päästa? Kui kaua on Pärnu nulli peal olnud? Oi, Pärnu mõõn on veninud väga pikaks. Üritan siin vaadata, millal saadi juba 67 punkti kokku. Ja nüüd tehakse siin Petšukevitšusele viga. Nii 8-10 oli mängida, kui Pärnu sai 67 punkti. Pärnu on üle 6 minuti olnud nulli peal. No seda küll, aga vähe kasu, aga ongi täpselt, et kui sa lased vastase 20 punkti peale, sa võid küll siin teha selle päris kena vahespurdi, aga lõppkokkuvõttes jääb sellest ikkagi väheks. Ja ei suuda Pärnu ikka punkte juurde saada. Uskumatu! Täiesti uskumatu, mis on juhtunud Pärnuga. Ja pakutakse kandikul, et Valga mehed proovige ja võtke. Ja nüüd siis lõpuks toob punkti juurde Petšukevitšus. Laias laastus 6,5 minutit oli Pärnu meeskond kuival, aga vaatamata sellele juhitakse 1.38 enne normaalaja lõppu 10 punktiga 68-58. Võttis siis Sandis Puskevitš veel korra aja maha ja Valgal on mida arutada, aga vaatame, mis toimub ka Leedus. Ja nüüd on siis uuesti vahe kärisenud Brienai Rudupise kasuks ja nad juhivad 22 punktiga 71-49 ning 5 veaga on Keith McLeod väljas. Kalev Cramol 15 punkti on kogunud Rait Keerles, kes on Kalev Cramol resultatiivseim, 12 punkti on Wilkinsoni arvel ja kodumeeskonnal on siis Gintaras Kadžiulis 18 punktiga üleplatsi mees. Siim-Sander Vene arvel on 4 punkti ja 2 lauapalli, aga 7 minutit ja 11 sekundit on veel seal
lõpuni minna, aga hetkeseis kõneleb seda keelt, et Balti liigas on tulemas veerandfinaalid. Tarvas, Prienai ning Kalev Cramo ja Pienos Vaikštes ning on teada siis juba Tartu Ülikool Rocki veerandfinaali vastane ja selleks meeskonnaks on Riia Barons Kvartals. Aga meil on siin otseülekandes nähtavas kohtumises Valga Max ja Moritz korvpalliklubi Pärnu minna lõpuni 1 minut ja 38 sekundit. Pall on Valga käes. Mida suudetakse nüüd välja võluda sellest rünnakust? Hädasti on punkte juurde vaja ja kas suudetakse minna kiirelt viskele? Vea teeb Rain Raadik, 2 vaba viset. Ei olnud väga halb lahend, ütleme Valga jaoks, et aega väga palju ei kulunud. Aga vaba visket tuleb ära visata. Seda me hetkel veel ei tea, kas värskeim täiendus Valga meeskonnas eelmisel nädalal klubiga liitunud Sasa Djordjevitš suudab vaba visket tabada. Praegu siis esimene läks õnneks ja teine vaba vise veel ja tuleb kohe avaldada, ma arvan, ka kiiret pressingut Pärnu meeskonnale ja teine ka. Ja tuuaksegi siis Rannar Raap mängu, et vähe rohkem oleks teravust ka Pärnu meeskonnas. Et siin ei jääks hätta vastaste pressinguga. Ja ai, kui lahedal oli praegu Tšunda sellele vahelt lõikele. Aga Pärnu suudab palli üle tuua, 1.26 mängida. Ja Pärnul aega on, Pärnu mängibki väga loogiliselt praegu pikka rünnakut ja näitab siin Buskevitš, et Rannula peaks minema peale, mitte hoidma seal 2 meetrist vahet. Et tuleb aktiivsemalt peale käia ja kui võimalik ka trappida, ehk siis mitme mehega peale minna. Matuljonis jookseb nüüd otsa seal Krapsile ja... Mine. Vabandust, mitte Krapsile, vaid Veljo Varesele. Ja punkte on vaja, -8 on praegu. Ja paneb Djordjevitš kaugelt ja paneb ässa. Tundis ennast ebakindlalt ja see oli vist otsustav moment. Täpselt nii. Nüüd on juba raske midagi päästa. Pärnu võtab siit võidu ära 10 punkti, 50 sekundiga enam maha mängida praktiliselt ei ole võimalik. Nii et väga tähtsa kohtumise suudab võõrsil siin võita Pärnu meeskond. Nüüd on ainult küsimus, milliste numbritega see mäng lõpeb. Raap annab veel Rain Raadikule. Tšunda teeb blokeerimisel vea ja Rain Raadik läheb vabaviskejoonele ning Timo, midagi ei ole teha. Valga meeskond ei suutnud täna näidata sellist mängu, mida siin poolehoidjad ja kindlasti ka sina ja meeskonnaga teised seotud isikud ootasid, et teisel veerandajal libises näppude vahelt juba, et Pärnu haaras initsiatiivi teisel veerandajal. Ütleme, see 4. veerandaja algus näitas, et nagu märkasin, aga märkasin liiga hilja jälle. Et siis, kui meil midagi teha enam ei ole, siis hakkame mängima. Ja Valgal siit veel punkti lisasaamise võimalus. Raitis Kraps saatis palli läbi korvirõnga. 62-72 on hetkel numbrid. Kuna meil on siin teleülekande lõpuni aega veel pea 15 minutit, siis üritame kohe kiirelt pakkuda teile, head televaatajad, ka intervjuud platsi äärest. Ja selleks ma siis, Timo, jätan sind korra siia, et vaadata statistika numbrid üle ja öelda siis, kes on tänases mängus olnud mõlemalt poolelt kõige kõvemad tegijad, aga lõppnumbrid on Pärnu meeskonna kasuks 72-62, nii et ole hea, Timo, võta praegu juhtimine enda kätte üle ja ma torman sinna platsi äärde, et siis pakkuda ka mõne intervjuu. Vastaste poolelt siis leedukad. Mängujuht Augustas 9-6 kaesed, 3-5-1, 17 punkti. Sama Osvaldas 7-3 kaesed, 3-2-3, 8-3, 15 punkti. Ja Rain Raadik 10-6 kaesed, 3-1-0 ja 12 vaba palli. Vaba visked 9-6. Valga poolelt siis Raitis Krahv
6-4 2 punkti visked, vabakad 5-3, 11 punkti. Serblane Saša 7-3 kahesed, 3-6-2, vabakad 7-6, 8 lauapalli, meeskonna resultatiivsem ja 18 punkti. Heiko Ranula 4-2 kahesed, 3-3-2, 10 punkti. Lauapallides siis Pärnu võitis laua 37-26. Resultatiivsed söödud Pärnu poolt 11 ja Valgal 12. Vigu tegi Valga meeskond 18, Pärnu 16. Võidu pöörasite või võtsite need ohjad enda kätte teisel veerandajal, et mis niimoodi kiirelt mängu järel öeldes oli selle mängu võtta? Kaitsemäng, sellepärast et teisel veerandil nad said 11, siin me saime 25. Me suutsime nagu suruda täna terve mängu enam-vähem, kui oli eksimusi ja võitma. Esimesel poolel statistikas, mis silme eredalt oli 2 asja. Et üks oli suur ülekaal lauavõitluses ja teine number, mis lausa isegi võib-olla hämmastas, oli see, et vaid 1 palli kaotas esimesel poolel. See näitab väga head palli. Teadsin, mis me teeme, ma olin valmis selleks teemast, kui me nädal aega 1 palli kaotusel ka ründaja viga. Et see oli, aga lauda me kontrollimise lõpus, seis on 37-26, see vahe jäigi. Lõpuks natuke märmiseks. Mis viimasel veerandajal juhtus, mis meeskonda kammitsema hakkas, et seal 6,5 minutit olite nulli peal? Et ei tea, kas võita 30 või 10. Et sa oled kindlasti üldises plaanis tänase mänguga rahuldas midagi meestele ette ka heita, et mida ütleme, ei häiretud lõpuni ära? Ei, täna oli, ma mõtlen, üksikud eksimus ikka oli, aga see annab andeks. Järgmised tähtsad mängud on kohe uksel, nüüd mõne päeva pärast mängite mitte nii olulise mängu Balti liigas, kus teil enam edasipääsu võimalust ei ole, aga seal olid või on teie ülesanded juba täidetud, et eesmärk oli pääseda alagrupist edasi, sealt selle nii-öelda kätte saite ja oletegi vahegrupis hetkel küll viimasel kohal, aga pärast seda siis kohe väga tähtsad Eesti liiga mängud jälle otsa. Ja kõigepealt see Balti liigat me üritame ikka võita seda mängu, et leedukatele koht kätte näidata ja mitte alagrupis viimaseks jääda. Me peame vähemalt 6-ga võitma, et see oleks selle hea platvorm järgmiseks aastaks, et me vaadatakse reitinguid ja asju, ütleme. Ja siis on jah 2 selle väljasõidumängu, Tallinna Kalev ja Ito, et meil on õnneks vähem mänge mängitud seal mõnest konkurendis, et kui me need ära võtame, siis oleme tabelis tagasi. Edu meeskonnale ja loodetavasti siis need võidud tulevad, et mis teil planeeritud on? Üritan. Aitäh. Главный тренер команды Valga Maksim Moritz, Sandis Puskevich. Первые впечатления о игре. Вы проиграли сегодня и довольно большим разрывом, 10 очков. Ну, разрыв это не показатель, да, просто я тоже не думал, что... Нет, я знал, что будет игра, не будет легкая игра, да, и знал, что эта команда, она хорошая команда, когда они играют чуть поумнее, тогда с ними очень трудно бороться, и я был готов к этому, только вот
как-то вот игроки не были готовы к тому, хоть мы разобрали все, да, игру мы знали, что они играют, это уже у нас третья игра с ними, да, и ну, они сегодня были лучше. Ja tõingi ka siis kohe kiirelt siia, et küsisin, et esimesed muljed mängust, mis jäi täna puudu, et kaotati 10 punktiga, siis Sandis Puskevitš mainis, et nad teadsid, et tuleb raske mäng, juba 3. mäng sel hooajal Pärnuga, aga miskipärast mängijad ikkagi lõpuni ei olnud päris valmis selleks kohtumiseks ja Pärnu oli lõppkokkuvõttes selgelt üle. Новый игрок Саша Дёрдевич, как вы довольны сейчас уже 2 игры позади? Ну, первую игру его никто не знали, да, и он играл больше на команду. Сегодня он, да, чуть брал на себя, когда надо и когда не надо. И в связи с этим чуть эта игра у нас поломалась, да, наш этот рисунок. Но я считаю, что он нам поможет еще в дальнейшем, да, и, ну, как вы уже сами сказали, он только недавно у нас в команде. Ну, надо работать, надо тренироваться и привыкнуть к нему. Останется? Конечно, останется. Конечно. Там, у нас передняя линия нужны игроки, да, и я думаю, что он поймет, и что я хочу. Да, это как мы долго шли, чтобы игроки мои привыкли и сделали то, что я от них спрашиваю. Ну, я думаю, тоже надо будет пройти к какому-то времени, чтобы новый игрок тоже понял, что я хочу. Spasiba za kommentaari, uspjehava. Spasiba. Ja siia siis räägime ära, et Sandis Puskevitš küsisin ka uue mängija kohta, Sasha Djordjevitši kohta, et kui esimeses mängus mängis ta rohkem meeskonna peale, siis täna võib-olla natukene enam enda peale ja see lõhkus vähe mängujoonist, aga mees on uus, vähe koos treeninud, ei ole siin midagi muud, kui tuleb enam koos harjutada ja see seisab meeskonnale ees ning kindlasti Djordjevitš jääb meeskonda hooaja lõpuni, lubas vähemalt Puskevitš. Nii et on meil siis täna üks tõsine korvpallilahing siit Valgast ära nähtud, mis lõppes Pärnu meeskonna võiduga 72-62. Intervjuud oleme ära näinud, küll vist aega meil oleks veel, aga midagi ei ole teha. Mäng oli täna lühem kui plaanitud. Ütleme siit suured tänud vaatamast nii TV6 vaatajatele kui Delfi televisiooni jälgijatele ja järgmisel nädalal juba uued mängud. Olge terved ja head vabariigi aastapäev teile! Eesti Päevalehe uus laupäevaleht LP. Veel sisukam nädalavahetus. Kõige kiiremad spordiuudised Delfi spordist.